Tere! Tere! Õige koht! Õige. Näha. See on ju Ermo. See olen ju mina ise, jah. Tõnu, tere! See oli väga suured sõbrad, tead. Paar aastat, kui ma olin seal. Ja näed, Rüüdi Rais surnud, tead. Jah, ma ütlen, käisin matusel, tead. Kes meie kursust nüüd viimati on surnud? Kallas. Kallas. Mis temaga oli? Maks. Maks või? Ah, nii, jah. Ja. Kuidas su talu läheb, kui räägi? Tead sa, see on nagu töökoht sai loodud. Ja ongi nii, ongi nii. Kõik arvad, et raha tuleb. Kõik läheb tagasi sinna. See on nagu oravaratas, ei tohi seisu jätta. Ja kes seal muutuma peab? Ega ei ole öeldud, et peab muutuma. Võt jah. Ei ole pensionär ammu juba. Tere! Käepigistus nii kõva, saab veel pättidega võidelda. Sinna peale sõjaväge nii mooleks. Pensioniametike, jah. See võitles nagu oma rahakoti eest, mis sellist asja pole ennem juhtunud. Nii selle mehed jäi. See on ainulaadne. Ikka sai. Seda meest ma olen selluti nägi. Kuule, sul on hääl täpselt sama nagu enne. Asso! Mulle tunneb ära. Hääl ei muutu. Ei muutu ja oli kule. Ma jäin ka seisma, vaatan, et siin peaks pöörama, siis nägin, et... Ei no silti ma ei ole. Oi, tere Jaak. Tervist. Ja tervist. Tere! Rõõm näha. Sa hakkad süüdistama juba. Ikka. Vaata, ma olin juba kursuse peal nihuke, et ma tegelesin sellega, mida vanemaks saan, seda rohkem sellega tegelen. Kas see, mis ma tookord saatsin, kas seda mõni on näinud või? Vaata, sinuga saatsin sinna ühe. Vaata, kui me seal Jõgeval olime, selle video ma saatsin. Tere! Mis sa velmid kohe? Kuule, kohe võtan peale, kasutan võimaluse ära. Muudiliselt viidi ära keske lihtsalt. Kuule, Silvi, sa oled nüüd pensionär või tööinime veel? Pensionär, issand, ma olen ju ammu juba. Ma jäin ju invaliidiks. Invaliidiks või? Kuidas? Ma ei tea. Ma olen siia Kas sa koeraga näed? Ma teadsin. Mul on paratamatu haigus. Ta tapab aeglaselt. Ta ei tee nii järsku. Jah, et mul on 6 aastat oli vahet. Möödunud aasta siis tuli uuesti. Arstid ütlesid, et arvutan ringi. See on Kauri tütar Erika ja see on siis Tuule. Temal on ka ilustami, tema on Tuule 100. Aga Lonna on terve nagu purikas või? Mis ta ikka tead? Kahju tõuseb, kuidas sa siis ikka nii? See on siis Anni poeg. Ja tuleb väga hea, sinna tuleb sisse panna natukene leiba. Kergel õrnab praetud leiba sinna sisse. Enne praed leiba veidikene ära ja siis segad tule särgi sisuga segamine ja panni peale. Särg on kole luin, eks ole, sellepärast. 2 korda masinast läbi. Ei no ma pileerisime ära, me käisime alles. Ei no see ongi üks asi, mulle kala väga maitseb. Ja 2 korda masinast läbi kaovad kõik tuud ära, ei tunne ühtegi. Tema raamatust vist lõikasid need lõigud välja kleepisid. Ma ei oska ka, ega ma tegin vigu ja pärast ma olen ausalt öeldes ühe lennkomnata teinud korra. Oi, sa olid ju sõjaväes, tegid sa ju maru kihvt oli ju. Ikkagi läksime õppustele kuskile polügoonile. Sõitsime 2 päeva, seal tõmmati Baikali tagant, tõmmati kurat lennuvägi üle ja kahurvägi ja kurat Pehota viidi enne kurat sinna kohale. Ja pandi tikkude järgi jooksma ja siis tuli see kuradi ülemjuhataja sinna kohale, vaatas Fuškat ja pani selle Pehota teistpidi jooksma ja kõik see lennuvägiga tuli ja surnud taga. Ja siis oli teine asi, oli PTR-ides venad ei viitsi. Oota, aga võtke üks 5 meetrit ikka sinnapoole, et kaskige peale ja... Saad aru, kurat... Ai, sitta sest pihlakas läheb ka. 50 inimest peab liigutab ennast edasi tagasi. Pensionärid või? Pensionärid! Kas keegi on, kes veel pensionär ei ole? Mina! Kiivi võtta kuremus autost välja. Jälle süüdistad, jah? See ei ole enam, vaata, kes seal ronib. Juusikas.
Tere tulemast siis Otepää Talispordimuuseumisse ja me oleme uus värske muuseum. Saame panna siis selle jaoks need lumepallid siin appi, võtke aga julgelt, tõstke enda järgi ja siis saab panna siit siis video käima. Ja muidugi vanad suusad, uued suusad, olümpiakostüümid seal valge pideeritud ja kes on tõesti väsib ära, et võtke aga julgelt istet, et on hea ja rahulik videot vaadata. Miks see maratoni? Ja lülitage julgelt see sisse. Ja lülitage. Ega vasta kes nõus ei olnud, see lasti siit alla. Kuidas see oli? Vaade on ülevalt võimalik. Oli üks mingisugune number, saada 80. Kas siia üles ei saa? Kus see suur Munamägi on? Jah. Sa oled siin käinud üleval, jah? Kuule, proovime kampas, kas kõigub ka? Liigutame. Ärge vaadake alla. Alla, mis alla? Mis torn seal on siis? See on väike Munamägi. See on see väike Munamäe torn. See on väike Munamägi. Kus kohas? Torn seal. Mehuke torn. Ma ei näe mingit torni. Sama siin. Mis torn? Väike Munamäe torn. Mitte suur Munamäe. Sa mõtled seda raud... Oi, too on ju Võru. Ei tea midagi. Võta mehuke see... Taga on mingisugused... Ma ei saa sellest väiksest Munamäest küll aru. See raudtorn on väikse Munamäe torn. Jah, see on väikse Munamäe torn. See sama lähem torn. See lähem, jah, see on see Tele2 torn. Mina ei seisa jah. Jala värisemine ära kaob. Inimene harjub poomisega ära nööri aega pidi koputama. Vähemalt sai on praegu. Siit on nii kirru kusi all praegu. Ma ei tea, kus ta siin võib olla. Seal on üks torn on veel kõrgem. Head saab. Head ise kõrgust. Ilus oled Eestimaa. Jumalaga, kus palju garantii on see? Aasta 2. On ju? Tulge nüüd peale, lähme. Kõik korraga. Lähme kõik hulgaga. Lähme kõik hulgaga, iga üks sama hulgaga. Oi jumal, siia. Sääre hoiakas on 254 aastat. Küsitleti sääre jooks. Minul hakkas jalg valutama, nii et ma ei soovita sul ninapidi siia vastu tulla, Ermo. Sellepärast ma hoian... Ja ma saasid enne ära minna, kui mul see jalavalu ära kaob. Aga ega see vist ei kao, tead sa, ma tuli viia kokku ühe võtskonna. Aga see on tänapäeval vanasti, kui tuleti õliväli. See on see No see, sa vaatad, kas sinu oli nii suur sul või ei olnud? Ei olnud nii suur. Kas sa said? Räägi natuke Kalemehi juttu juurde ja ütle, et oli. Lööd tõidla silma, avi käes. Mul 2 aastat tagasi oli 9,4 kilone.
Millisena näed Otepää loodust sina? See Repson oli siuke mees, et tema vend oli see Nõukogude Liidu kangelane. Muidugi oli. Ja siis oli niimoodi, et mina olin seal esimest kuud Valge Metskonnas praktikal ja tuli Peetsalu nimeline mees, tuli ministeeriumi kontrolli, metskonda revideerima ja rais kogu metskond oli varvaste peal kõndis ja kolgast tulid Repsoni juurest ja Repson oli kaasas ja Repson läks üle tee poodi, ostis sealt pudel viina ja jupi vorsti ja istus maha, hakkas seal jooma ja see Peetsalu ütles, et mine välja siit. Repsonile. Mine välja. Ma tein siin. See ütles, et kes see siuke oled, kui rääkis. Sa minu metskonnad lasid just vee peale, kurat, raisked. Mul on närmus. Ja mina vaatasin. Ta oli mitu korda tänu selle kärakale, tänu selle venna egiidile ära pääseda, selle Nõukogude Liiduna. Oli läinud jälle sinna parteikomiteesse, ütlenud, kurat. Vend nöögivad. Tule appi. Sellepärast nöögivadki, et vend kangelane. Kuule. Midagi jääb puudu, kui Märti räägib. Tähelepanu, pealik peab tulema. Väga raske on midagi ütelda, ega meil selle peale nagu ei tulnudki, enne kui Jaak helistas, et kuule, et teeme selle asja ära, et Markus Mait on sellega nõus ja ma mõtlesin, no nii, nüüd on sinna jälle Põhja-Eestisse kuskile sõit, eks. Ei, et temal on hoopis Härber siin Otepää kandis ja mõtlesin, okei, et ega meil selle vastu midagi ei ole, aga alati oli ju see, et Saksink oli ju see mees, kes pidi tegema, eks. Ja ma ütlesin, kas sa Saksingule oled helistanud, mis sa see hulluga räägid, eks. Ei saagi seda, et see küll ei tee. Ma ütlesin, okei, et las siis paarik teeb ära, aga mul ei tulnud selle pealegi, et täna on nagu ka juba 40. aasta meil sellest koolist ära tulemisest, eks ju. Aga kui nüüd vaadata seda 40 aastat tagasi, siis vaatad, et mehed on peaaegu muutumatud. Ja täna peaks siis muidugi ka paika panema selle, kes nüüd siis see 45. Ei, no ei saa. Me elame päev korraga. Ainult ühe korra. Loodame, et meie kõikide tervis ikkagi püsib, et oleks jälle hea ja tore kokku saada. Tore. Väga hea. Ja sa võid meile sinna vahele tulla, me kolmekesi mahume. Muidugi, tal on nad ei tea. Aga praegu tehakse häid asju. Kõige hullem muidugi, kõige parem on see implantaat, aga ma ütlen minu vanuses näiteks, kui mul oleks vaja. Tuttav tundis näo ära, Tõnu, sa ikka viina võtad? Mart, sa ei võtad või sa ei võta viina? Mul on siin oma, mul on brändi. Aha, brändi on. Ma nagunii ei võta. Jumal täna, sa kahekesi Tõnuga. Heasse lauda saad. Ma võtsin oma kindla mõõdu, et sa võtad. Ma valan välja, siis ise mõtled. Siia küll vaata kuskilt tool on. Vaata Meelis, ma võtsin omale kindla mõõdu, et rohkem ma ei saa võtta, ma sõidan pärast tagasi. Aga kui selle ära joon, siis või sõita. Siis ei julged juba sõita. Siis võid juba natuke. Sa kirjutad arsti juures. Temal ei ole süüdi.
kas veterinaarias oli mehi vähe. Aga mina ju ei tea, ei midagi ja ega mina ka ei valetanud. Aga mina jälle ei teadnud midagi su nimest, aga miskit ma ütlesin, ei olnud vähe, aga nii ilusad nad ei olnud. ja siis oli sul suu kinni, ma ka ei teadnud, kuidas sa nüüd nii järsku suu kinni panid, aga nüüd ma saan küll aru, nii ilusad nad ei olnud. Ja siis oli kõik, jah. Ma tahan öelda, et inimesest jääb midagi kaunist tore, kas või nimi. Nimi, ja siis hakkas see õppimine pihta ja aga mul olid ju ees, eks ole, õde Aini ja vend Valdur ja nemad ikka siis mind õpetasid. Ja ütlesid nii, et dendroloogias katsu konksule esimese kontrolltöö ajal jätta mulje. Kõige tähtsam on mulje. No ja siis see esimene sissejuhatav töö oli, mina kohe tõesti tuupisin. Ja mina istusin seal kõigi ees, konksu pult oli seal, aga tema ei näinud, et mul oli raamat lahti. Kõik kontrolltööd ma tegin niimoodi, et raamat oli lahti, nagu Alikul Martin, kõik tegin, mina tegin ühe välja. Niimoodi käis see asi. Ja siis konks väga hästi suhtus. Tema tubli laps, 4 vähemalt alati ja tore oli. Nii, siis oli vahva vaadata, kuidas poisid siis, õppisid nagu alati. Nagu alati. Ja siis ainukene kunst oli see, et sa pidid suutma vaadata ühe silmaga raamatut, sa saad teise silmaga konksu. Konksu otsa, ja. See kunst oli ainult. Ja ma ei mäleta, kellega me käisime siis vastamas. Ükskord ma ei saanud kontrolltööst osa võtta, pidin vastama minema, siis pidi jälle ikka midagi ise teadma. Siis järgmine oli nii, et ma kuulsin, et kujutav geomeetria ja tehniline joonestamine jubedad asjad. Ma tean, kadunud tähiste Kallekene käis 5 või ma ei tea 7 korda seda tegemas ja mina ei üritanudki. Siit sa teed, eestvaate, külgvaate, aktsionomeetria. No tead sa, seal oli see ümardune. Aktsionomeetria, esimese töö tegi tähiste ära ja teise töö tegi loina ära. Nii. Et ma sain vist 3 joonestamistööd maha ja siis läksime ära järgselt. Ja tagasi tulin, tuleb vastu ojast mulle. No, tüdruk, kuidas sul on sul tehtud? Ei ole jõudnud veel. Et natuke veel läheb aega, et me tuleme järgselt ära ja et siis tuleme, ükskord tulen jälle. No, tüdruk, kuidas on? Ma ütlesin, et ei ole veel jõudnud, et ühe töö vist ikka andsin talle ära ja siis ta tead, jookse dekanaati, too see, vaata see arvestusleht, too see. Mina lähen, ütlen, Pallov oli see, mäleta küll, see oli väga tore naine. Ma lähen kohe tegema. Jah, et anna mulle see leht. Ja mõtle, ta paneb siis, ütleb tehnilise joonestamine, ma panen teile hea, kas te olete nõus. Ja nüüd ma nägin, oli Ojastu surmakuulutus siin Postimehes. Kunagi lööb välja ikka. Kunagi lööb välja. Kuna see oli? Oli siin, mul käis siis veel esimene poolaasta käis Postimees, nüüd ma olen ära lõpetanud. Nii, et esimene kursus läks niimoodi väga toredasti. Aga kuidas siis poisid, kuidas märkidis naise esimesena teadsin, me käisime järgi. Kui sa sellest räägid juba naise võttis, tema pulmas oli meil ju kursus ja mingi. Väga tore oli see. Ja siis Lembitut ma meenutan. Väga hea sõnaga. Lembit oli väga aus poiss. Jah, aga ikkagi. Ei, oli aus poiss, sellepärast, et ma mäletan, mulle ta ikkagi meeldis. Aga Lembit ütles, et ma ei tea, mis meist saab. No ta oli ju nii aus, ta oli 21 aastane, aga sellel ajal oli ju nii, et hakkad kurameerima kõik, eks ole, läbi. Ja siis ma hakkan nüüd küpses eas hakkan seda mõtlema, kui aus ta oli, eks ole. Nii, tõesti. Ja siis, kui me 3. kursusele jõudsime, siis muiste ütleb, et tüdrukud, nüüd valige omal välja. Te lähete aasta pärast ära sinna metsade taha, ega seal on ainult traktoristid. Valige omal välja, te ei tea seda. Ja siis ikka tüdrukud, kes ikka vähegi taipas see ikka valmis. Sa tahan ütelda, et sa olid ka selle hulgas? Ikka, kes see siis valib? See olid sellised naised valivad. Mul on üks diapositiivpilt, mis ma tegin, kui sa istusid Lonna kõrval ja ma tahtsin teist ilusti 8 pildi teha, aga Lonna pani pea kellegi selle taha, ma ei saanud teist paari piltida. No ja. Ja ega see Silvi registreerimine on ka meeles, kurat. See oli ka... Selle nukkisime ka välja, eks ju. Kaare nukkis. Tegelikult Kaare ei olnud, Mari oli see, kes nukkis.
küsis välja. Ja Mari ütles, et vot sellel kellaajal on ja muud ei olnud, siis ma olin, vaata see EPA veoautoga kas 52-ga. See oli meie pulmasõit. Ja tollega siis tulime, siis sõitsime sinna Saksi ette ja tollega sõitsime siis ühiselamu juurde. Saksinkul oli tuttav kaubandus. Ja siis Saksing andis mulle juba siis oli niisugune väike kiri, mine kaubama ja anna see kiri sinna tollele tädile, tead sa, kus on. Ja ma sain. Sina Saksing sepis mulle siis esimese Nailan Joppe. Sellepärast, et Nailan Joppe oli ju siis ka sapalt inimene. See on ka praegu sõna vaesemal inimestel. Ja, et sellised toredad mälestused. Õpin viiuli. On juba mängid suurtes kooliorkestrites ja nüüd viimati kasutati vanemas orkestrisse ka, aga nad 2 kooli kõrvalt sai jõuda. Sest et sul on nagu isalt tuli edasi, eks ole, isa oli sul ka ju lõõrikas ja see liin on jõudnud. Märt, ma su ametlikult su poole pöörnud, kas sa enam ei laula meile? Ei, enam ei laula. Pole laulu häält, pole millega laulda. Minu laul on lauldud. Oh naise, mis teha ma saan? Juppallega, et Saaremaa õnnest ma pikali maas. Juppalleri ahoi, ei tõuse käsi, ei tõuse mullu, ei tõusta sa ise, et andas Juppalleri ahoi. Kui Saaremaale kunagi sattun ma veel, Juppallega, ei olnud mul enam sest imusta meel, Juppalleri ahoi. Tere! Tere! Kes teie olete? Tere! No tere! See on minu kavala, seletab ka üle. Sina osid peale see asi, et pühapäeva minema hakkas, siis vahet iga... Seda ma ei tea. Näite on ka suur. Mis asi see on? Siis konksu protsess. Ujusin üle järvsele järve. Sina oskasid tojuda küll. Et oli. Midagi on ikka sellest alles mehe. Ega see ujumas käiaksegi. Meetrit. Oli, ma tean küll, me paar võitnud, mind poleks seal peal. Ega ta on ikka paraku, kui ikkagi paat auke täis on, ei ole võimalik ju vedada. Üleval nurgas. Nii, sina oled juba olemas. Mine sinna nüüd kõrvale. Jaanile kõrvale. Kus Aleks on? Juba vähem. Mine. Indrek. Ei ole. Näe, tule ruttu. Pikemad mehed tagapool. Nii, aga oodake nüüd arvestage, et ma tahan ka minna, olgugi ma seal pildi peal ei olnud. Ei olnud. Keskmine nõugu peal. Ei ole, 48. Vabandust. Aga pane sealt paika, jah. Hääl jääb ka peal. Siia nupu peale Ma vaatan oma aparati pärast. Lea teeb rahulikult teid ärme, aga midagi need. Aluaja, kurat, mis sa keerutad pildi peale? Viimane pilt oli. Jamate kurat. Ma tahan ikka lähemalt, ma tahan suures plaanis.
sa võtad ükshaaval. Ta võtab ainult minu. Vahib. Suures plaanis mul on must auk sinu koha peal. Peidle või? See on minu proua siin kõrval. Nii, mina töötasin Elva metsamajandis kuni metsamajandi likvideerimiseni või ütleme kadumiseni, ütleme praktiliselt. Enne looduskaitse inspektor ja viimane aasta aega siin metsakaitse valveinsenerina. Nüüd olen 7. aasta, lõpeb septembrikuus, kuna olen juba politseinik. Elva politseijaoskonnas vanem konstaabel. Peale kooli kogu aja olen tegelenud metsatööstusega, 3 aastat Tartu metsakombinaat, 18 aastat Jõgeva KEK-i metsa ülestöötamise juhataja, Eesti Vabariigi eraaktsiaseltsis Arbor ja praegu eraaktsiaseltsis Woodvale metsa ülestöötamise Jõgeva osakonna juhataja. Praegu on mul oma puidukauplus Tartus. Noh, see ongi praegu. 2 tütart on, üks on Riigikaitseakadeemia lõpetatud, teine õpib edasi, 3. lõpetas neid. On vallaline. Pärast selle kõrge kooli lõpetamist mööda Eestimaa metsi siin maaparandusprojekti lipu all aastat 7-8, siis oli Eestimaa niisugune asutus nagu Kiirovi nimeline näidiskaluri kolhoos. Insener, siis olin Koloosi metsaülem, siis olin mõne aasta metsakombinaadis, siis olin Ahja metsaülem, Ahja metskond kadus ära ja nüüd olen Kiidevel abimetsaülem. Noh, mis muusse asja puutub, siis jah, mina 2 tütrega ei jäänud nagu rahule, tahtsin ikka poissi saada ka ja siis hakkasin nüüd naisi vahetama nahkalt. Ja minema võttas, kui jäi, kui jättis, kus kuratas bensiini. Teadagi pole ju paha, ka 30 rubla on paha. Ja imet võib teha ja süütungi teha, võib terveks, et suuna sulle. Ja imet võib teha ja süütungi teha, võib terveks, et suuna sulle. Bioloogia eksamil loengul, suur tähtsus on taamides loengul. Sa pead kogu aeg otsima, ilma et üldse midagi. Meelis. Meelis jälle külas. Jälle külas. See, mis annab plussi mõõdu välja 75/90. Vot, see on väga hea pilt. Ma ei tea varst. Kus te olete nüüd on? Striptiisi teevad. Tere. No kuule ikka. Teile saadeti terviseid. Aitäh, üksi, jah. Tead, meil kattusid üritused ja siis me pidime kuidagi moodi seda asja jagama. See on Eesti Vabariina juurde. See. Ei, see. Aga muidugi uus maavanemal on suured plaanis süüd teha ja noh, ta on leidnud ja siin on sihtasutus. Ühendati siis kaunimaks näinud. Tere, sind pole küll näinud. Tere, sõbraks. naisterahvas naised peavad ka tuttavad olema. Just, nii vanad tuttavad. Ei no siis küll jah, lihtsalt maha, siis ta siin on, ma tulen. sees niisugused pahad valud olnud ja jutt jäi sedapidi, et kui tervis kannatab, et saame ikka kokku, aga näed, tervis ei kannatanud mitte. Kindlasti mõtleme iseenda ja lähedaste peale, see on niisugune egoistlik mõtlemine, tuletame oma viimase aja sisemised valud ja oma perede õnnestumised ja mitteõnnestumised
meelde ja kui läheme murelikuks, siis tõesti Jaani ja tema koduste pärast, aga mitte vähem ka iseenda ja oma koduste pärast, sest see on paratamatus. Paratamatus on see ka, et elu jääb mitte seisma, elu läheb. Selle kohta on kena selline rahas käibel, et puud surevad seistes. Seda öeldakse teinekord küll nagu huumoriga, aga metsameeste kontekstis on sellel palju. Tänane korraldamine sai tehtud siin Jõgevamaal. Suure korraldamise vaeva, et me siin oleme, nägi Aavo Puusek. See on ainuke viht kõigi peale mõnda. Ei tea kuidas, aga siis veel peale seda, kui Aavo valutas, igatahes unetud oli ta, ajas siin vist Eesti politseigi juba ülesse. Aga tänu temale on meil kõik telefoninumbrid peaaegu olemas. Ja teise viha siis ma annaksin Väsamunale selle suure ja tõsise vaeva. Võib-olla täna kuuleb mõne veel. Ei mäleta. Ei ole liiga kained. Kui see tulid liiga kained. Minu Märt, Jaan oli. Kes tulid veel? Oli. Liivat oli. Ja Tõnu oli. Tõnu ajas eriti, kui ta Peter Lichtiga mõõtis seal. Mina ei saanud aru, kuidas seda bioloogist paberid. Järgmine päev tuli mõistus pähe, paberid ülikooli bioloogiast välja, Riia Mäkke sinna. Saabusid eksamid. Algus ei olnud rõõmustav. Reaalained on alati mu nõrk kohtunud. On sulged saatust, mõnnede, nüüd kurvad veel ländema. Lihtsalt ja kui Siin tervitaan sälli laps, tuhat korda veel. Sulle võid lilled õistu, sulle võid tähed paistu. Siin tervitaan sälli laps. Tee üks väike teotis seal. No näita oma voodi ette. Minu voodi siin. Ja siin ma magasin. Siin oli mitmes võistletud tuba veel. Ja üks oli siis kultuurnes võistletaja, kes tegi. Ja lähme siis järve ka. Vahel koristades tuleb igasuguseid vanu asju välja, mida on üsna huvitav lugeda. Meie toa koosseis oli siis selline. Ja kui juba üle poole kuu Järvseljal elatud oldi, leiti, et vanaviisi enam edasi olla ei saa,
sest tuba oli must ja kasimatu nagu ning uue korra kehtestamisele sai ajendiks üks vägev voodipalli treneering. Sellist mängu mängiti esmakordselt maailmas meie toas ja selle tõttu tõusid tolm ja prügi üles ja jäid mõnedele mängust mitteosavõtjatele hingamisteedesse ja hinge kinni ja nende hinged said täis ning toimus äge sõnalahing, milles koorusid ka uue korra põhijooned. Korrapidaja kohustused. Voodi vahekäikude pesemine. Märjalapiga üle tõmmata. Kui voodi omanik tahab, et pestakse ära ka voodi alune, siis ta peab voodi aluse temale kuuluvatest esemetest vabastama. 5. juulil varastati ära meie toa sääsevõrk. Selgus, et seda tegid 4. kursuse metsamehed. Sellega tegid nemad häbi metsameeste nimele ja eriti oma kursusele, näidates enda väiklast iseloomu. 6. juunil varastati sääsevõrk jälle ära. Uus kord näitas oma elujõudu. Rips Ermo, kes algul pessimistlikke kahtlusi uue korra vastu avaldas, oli heaks toa korrapidajaks ja täitis oma kohustusi väga hästi. Toa liikmete üksmeelne otsus oli avaldada Rips Ermole kiitust. Resolutsioon suitsetamise kohta 28. juunil 1972 õhtupoolikul. Seoses toa liikmete Uustani Peebu ja Allikvee Mardi jultunud suitsetamisega toas avaldab toa ülejäänud koosseis neile valjunoomitust ja seab nad nädalaks ajaks häbiposti. Alates 29. juulist on suitsetamine meie toas keelatud. Avaldan kiitust Aruste Kaarlile, kes väga meisterlikult tõmbas jalast välja suure pinnu. 3. juuli 72 Leonid Filippov. Niisugune oli siis elu tookord meie toas. Kui saabunud on kevad ja käes on jälle mais, siis metsameeste laulud taas jälle sealt lendab sopp ja porilas lilled õitsevad, hõri metsameeste öisõi ja tarretad. Kord metsas kõndis karu, ta nukker oli veel, ta otsis mesitaru, lendab sopp ja porilas lilled õitsevad, hõri metsameeste öisõi ja tarretad. See karu oli rumal, lasi ennast kõlata, ta oli kaua haige, kuid ära ei surnud ta. Kas lendab sopp ja porilas lilled õitsevad, hõri metsameeste öisõi ja tarretad. Siin koostöö nõuab korda ja muiste eksameid, on metsas palju mulda, nii räägib Raimar Kõnd. Annas lendab sopp ja porilas lilled õitsevad, hõri metsameeste öisõi ja tarretad. Las lendab sopp ja porilas lilled õitsevad, hõri metsameeste öisõi ja tarretad. Siin läbi Laane küla metsameeste teed, võib homme jälle tulla. Mõned pildid neist, kes meid õpetasid. Udo Veibre, kursuse juhendaja. Dekaan Endel Laas, konks. Lembit Muiste.
koloriitsed tegelased, keda ei saa unustada. Lisaks teadmistele saime kaasa midagi palju olulisemat, avarama elutunnetuse ja mõtlemisvõime kogu eluks. Artur Nilsson, statistika oli paras pähkel. Endel Pihelgas, minu diplomitöö juhendaja, kes kaitses tol perioodil doktoritöö ja tundus väga suurtsugune. Muiste ja Kurvits, nende olemus tagas järjepidevuse eelnevate aegadega. Ole Venno, ta ütles, kui tahate olla metskonnas peremees, peate aru saama ka raamatupidamisest. Kui juba küllalt oli teadmisi kogutud, jõudis kätte aeg hakata mõtlema diplomitöödele. Minul tuli selleks määrata ka männikloonidelt kogutud seemnete idanevust. Eelprooviks diplomitööde kaitsmisele oli EPA üliõpilaste teaduslik konverents, mis toimus 14. märtsil 1973. Niisugused noored ja kenad olime me siis tookord. See on nüüd minu diplomitöö, päris niisugune taks ja tüse sai tema. Eesti Põllumajanduse Akadeemia metsakasvatuse kateeder, Ermo Rips, hariliku männi kloonide käbi kandvus Songaseemlas. Diplomitöö juhendas professor Endel Pihelgas. Need on siis minu tehtud pildid kõik ilusti ühe lehekülje peal. Ja siin veel huvitavat on. Siin on nüüd 68. aastal istutatud kloonide võrdlus. On siis kõrguse juurdekasv, võra läbimõõt, võra täius ja nii edasi siis niisugused ilusad tabelikesed tehtud. See diplomitöö sai tehtud siis Viljandi metsamajandi Rimmu metskonna Songaseemlas. Siin on selle seemla plaan. See on siis nüüd tolleaegne statistiline analüüs, mida siis arvuti välja trükkis. See oli väga peen ja kõva sõna. Arvamus Ermo Ripsi diplomitöö hariliku männikloonide käbi kandvus Songaseemlas. Mida nad siis selle kohta ütlevad? Kokkuvõttes tuleb öelda, et Ermo Ripsi diplomitöö ületab nõuded, mis tavaliselt diplomitöödele püstitatakse. Tegemist on soliidsele materjalile baseeruva uurimistööga, milles esinevad mõningad ebatäpsused, oleksid hoolsama redigeerimise ja autori suuremate teadusliku töö kogemuste korral olnud välditavad. Töö väärib kahtlematult kõrgeimat hinnet. Ivar Etverk, Eesti Metsainstituudi direktor.
Niisugused on siis minu loorberid. Ma siis olen nüüd välja toonud. Diplomitööde kaitsmine riikliku eksamikomisjoni ees. Sellele katsumusele pidin mina tookord minema esimesena. Pilte ei julgenud kuigi palju teha. Kohal oli ka metsamajanduse minister Heino Teder isiklikult. Lõpuks anti siis selle eest tõesti üks niisugune asi mulle kah. Päris vahva tunne oli seda saada. See on ka ainukene kiituse asi, mida ma olen terve oma haridustee ja koolitee jooksul saanud. Palju on elus muutunud. Meie kooli ees lehvivad nüüd teised lipud. See mees, kes kord nii kindlalt seisis meie selja taga, on oma koha leidnud nüüd siin. Saal, kus kord meile diplomid anti, on nüüd selline. Jah, palju on muutunud. Oleme veel enam-vähem alles, kuigi meie read on hõrenenud. Varsti oleme me kõik läinud, nagu sulab lumi.